paningi siit käima, me salvestame selle veebivungi selleks, et ka need, kes täna ei saanud osaleda või kui keegi tahab hiljem järele vaadata, siis saab seda hiljem teha, et selle viite me paneme nii TAI kui meie Liikuma Kutsuva Kooli kodulehele üles ja saame seda infot teiega jagada. Siis kuna osalejaid on tõesti palju, siis täna küsimuste esitamine on lahendatud selliselt, et siin all on Q&A kastikene, kus saab küsimusi jooksvalt esitada, et jälgime ajaliselt, et proovime iga ettekande lõpus võtta siit paar küsimust, millele saab suuliselt otse vastata ja mida ei jõua, siis saab siit ettekandja juba kirjalikult ära vastata. Ja tänane teema siis ongi see, kuidas toetada lasteaias laste liikumist süsteemselt ja läbimõeldult ja siis ühe sellise hindamisvahendi näitel seda täna tutvustada saame. Ja esinejad ongi siis, alustab Maret Pihu liikumislaborist, Tartu Ülikoolist, siis Liana Varava Tervise Arengu Instituudist ja siis juba oma praktilist kogemust jagavad ka Kadri Karlis Tartu eralasteaiast Terake ja Marika Aru Haapsalu lasteaiast Pääsupesa. Aga see peaks olema siis tehnilise poole pealt kõik ja minu poolt ja siis Maret saabki juba hakata sisulise ettekandega pihta. Tere ka minu poolt ja samuti mul on ääretult hea meel, et nii paljusid lasteaia liikumise teema puudutab ja teid on täna nii palju siia kogunenud. Ja olen Maret Pihu, tõesti Tartu Ülikooli liikumislaborist lektor, kuid olen siis lasteaia liikumisega olnud seotud juba siin mitukümmend aastat, et kui lõpetasin ülikoolis, siis läksin lasteaeda tööle liikumisõpetuse õpetajana ja tegelikult ka ülikoolis olen järjepidevalt selle teemaga seotud olnud, et nii siis lasteaia liikumise õppeainetega seoses või siis ka tööde juhendamisega. Ja mul on väga-väga hea meel, et saan täna teiega koolieelses eas laste liikumisest siis rääkida. Loodan, et te seal teisel pool ekraani saate uusi mõtteid ja kaasa mõelda ja võib-olla ka sellist äratundmist, et oi, et seda me juba teeme, aga ma loodan, et võib-olla ka mõned uued ideekesed sinna juurde ja eriti veel siis, kui te hakkate tegelikult päriselt seda hindamisvahendit siis kasutama, sellega kõigepealt tutvuma ja siis selle baasil ka uusi plaane seadma. Aga alustuseks võikski üheskoos mõelda selle peale, et milline on sinu teadmine sellest, kui palju koolieelses eas lapsed üldse peaksid liikuma. Et tegelikult ju neid soovitusi, neid tuleb siit ja sealt poolt, aga kui me mõtleme selle lasteaia eas lapse peale, siis mis on tema päevane liikumisaktiivsus, mis tagab temale tegelikult sellise tervisliku arengu nii füüsilises mõttes kui ka tegelikult sellises vaimses ja emotsionaalses mõttes. Et sa võid hetkeks korraks mõelda, et mis on sinu selline eelnev teadmine selle kohta. Ja siis me vaatame üheskoos sellele otsa. Ja ma panengi selle soovituse siia peale ja see on koondatud sellisesse ühte lausesse, mis ütleb ära tegelikult sellise mahu, et iga lapse päevas peaks olema mitmekülgset liikumist vähemalt 3 tundi päevas, millest mõõduka ja tugeva intensiivsusega liikumist vähemalt 60 minutit. Ja justkui on see selline üks lause, hästi kindlasti jäävad meelde see vähemalt 3 tundi päevas, kuid tegelikult selle sees on mitmed olulised mõtted, millele me hakkamegi korra siis praegu siin otsa vaatama. Ja see esimene mõte, millele me otsa vaatame, on tegelikult see mitmekülgsus. Ehk mida see mitmekülgsus tähendab? Ja selle mitmekülgsuse taga on tegelikult mõeldud siis seda, et lapsel oleks võimalik igapäevaselt arendada enda erinevaid liikumisoskuseid.
ja need liikumisoskused on jagatud selliseks 4 suurde rühma ja igal liikumisoskuste rühmal on veel enda sellised alaoskused, millele kõigile tegelikult tuleb tähelepanu pöörata ja neid süsteemselt arendada. Ja vaatame korraks need kategooriad ära ka, et on siis edasiliikumisoskused, kus tegelikult laps viib enda keha edasi kas joostes, hüpates, kõndides, ronides, roomates või ka ujudes ehk tegelikult sellises veekeskkonnas. On edasiliikumisoskused vahendil, kus ta tegelikult selle keha edasiviimiseks kasutab siis vahendit, siis vahendi käsitsemisoskused, kus tal on püsivalt koostöös nii-öelda kas käe ja silma koostöö, käe-jala koostöö, ühtepidi on see seotud ka sellise peenmotoorika ja osavusega, aga selleks, et ta saaks neid oskuseid arendada, on tal vaja ju vahendeid ja tal on vaja seda keskkonda, kus seda teha. Ja need alaoskused ka siin rühmas on väga olulised, et need ei ole mitte ainult viskamine, püüdmine, põrgatamine, vaid tegelikult ka see, et tal on näiteks võimalik vahendiga palli lüüa, et lasteaia tasandil selleks on näiteks reketiga õhupalli löömine, millega ta saab väga hästi hakkama. Ja lisaks veel kehakontrolli oskused asendites ja liikumisel, mis on tegelikult seotud sellise tasakaalu tunnetusega. Ja miks just seal lasteaia eas siis nendele oskustele on oluline tähelepanu pöörata, on see, et kui lapsel on võimalus neid regulaarselt arendada, siis tegelikult kooli minekuks need oskused peaksid enamus olema tal välja arenenud. Ja see annab talle sellise kehalise enesekindluse, et ükskõik millised aktiivsed tegevused minu tee peale ette jäävad, ma tegelikult saan nendega hakkama. Et võib-olla ma ei ole küll mõnda asja proovinud, aga ma nüüd proovin, sest ma tean, et ma proovides saan hakkama. Ja kui ta tegelikult neid oskusi ei ole saanud arendada, siis tal tekib selline ebakindluse tunne ja ta hakkab hoopis aktiivseid tegevusi vältima. Ja kui nüüd me räägime et selles koolieelses eas just on oluline tähelepanu pöörata sellele mitmekülgsete oskuste arendamisele, siis paralleelselt ju kogu aeg selle tegevuse juures toimub ka kehaliste võimete arendamine. Ja kui ta jookseb, siis ju ta arendab ka kiirust, kui ta hüppab, ronib, siis samal ajal toimub jõu arendamine, vahenditega toimub osavuse arendamine ja nii edasi. Ja kui ta saab veel neid tegevusi teha pikemaajaliselt, siis tegelikult tal areneb tervisele väga vajalik vastupidavus. Ja üks osa sellest soovitusest ütleb ka seda, et vähemalt 60 minutit peaks olema siis liikumist mõõdukas või tugevas intensiivsuses. Ja see on nüüd ka hästi oluline koht, et kui näiteks tal on 2 tundi sellist madalama intensiivsusega liikumist, siis kindlasti peaks päeva jooksul olema ka sellise mõõduka ja tugeva intensiivsusega liikumist, kus lapsel tekib sooja tunne, hingamine kiireneb, põsed hakkavad õhetama ja seda on nüüd lasteaiaõpetajal tegelikult visuaalselt täitsa võimalik ka näha. Ja üldiselt on teatud tegevused, et need samad jooksud, hüpped, ka sellised, mis viivad tegelikult teda sinna koormusesse. Ja need võivad olla siis koguneda see aeg päeva jooksul osade kaupa, et see ei pea toimuma niimoodi ühes jutis, vaid sellepärast me räägimegi sellisest päeva lõikes liikumise toetamisest. Ja kõik see eelnev on tegelikult siis ääretult oluline sellise terve lapse arenguks ja seda mitte ainult füüsilises mõttes, et füüsilise tervise kasud on väga selgelt tõestatud, et nendel lastel, kes siis regulaarselt hüppavad, jooksevad ehk teevad selliseid põrutavaid tegevusi, et nendel on ka tugevamad luud ja kes rohkem käivad õues, vaatavad avarat pilti kaugusesse, on parem nägemine, toimub kehaga parem verevarustus ja tugevnevad hingamis- ja vereringe elundkond, kuid tegelikult sellele kaasnevad ka sellised vaimset tervist toetavad tegurid, et on väga palju uuringuid selle kohta, et kui just lapsed on selles mõõdukas ja tugevas intensiivsuses, et pärast seda tegevust
nad tegelikult ka keskenduvad paremini ja see on kindlasti õpetajatele oluline teadmine, et kui nüüd on soov, et ta teeks seal laua taga keskendumist nõudvaid ülesanded, siis tegelikult enne seda ta võiks just aktiivselt liikuda. Ja tal kujuneb ka positiivne minapilt just selle tunnetusega, et mida kindlamalt ennast enda kehast tunneb ja erinevate tegevustega hakkama saad, siis selline enesekindluse kasv. Lisaks siis sellised õnnehormoonide vabanemine ehk emotsionaalse tervise toetamine ja kindlasti sellised koostöised mängud toetavad ka sotsiaalset tervist. Ja see kõik tegelikult on koondatud nüüd lasteaedadele suunatud liikumisvaldkonna hindamise vahendisse. Ja just selle eesmärgiga, et lasteaiad ise saaksid kaardistada erinevates kategooriates, mis juba töötab, kui palju töötab ja millele siis võiks veel tähelepanu pöörata. Et nagu ma ütlesin, kindlasti on sellist äratundmisrõõmu, aga ma tegelikult ikkagi loodan, et on ka selliseid momente, et selle peale me veel ei olegi mõelnud, et saime täitsa uue mõtte. Ja hindamisvahendis on 6 valdkonda ja esimene nendest on töötajaskond ja koostöö. Ja ma igal pool tegelikult rõhutan just seda igapäevase kehalise aktiivsuse toetamist ja selleks, et see igapäevaselt saaks toimuda, on oluline see, et see oleks ühtselt läbimõeldud, see oleks järjepidev, ka kogu kollektiivil oleks ühtne arusaam, miks see on oluline ja kuidas me saame seda toetada. Ka lapsevanemad on sellest teadlikud ja tegelikult see süsteemsus nii-öelda kajastub ka siis lasteaia dokumentidest ja kindlasti ka see, et tegelikult see hakkab silma, et kui mina nüüd lapsevanemana seal lasteaias käin, millist infot ma sealt saan, kuidas ma näen, et lapsed tegutsevad, siis ma tegelikult juba sellise igapäevase suhtluse kaudu näen, et selles lasteaias toetatakse tõesti laste liikumist igapäevaselt. Siis üks oluline kategooria, mis hindamisvahendis on aktiivne vaba aja mäng. Ja kindlasti on oluline ka see läbi mõelda ja planeerida sellistele laste igapäevastesse tegevustesse, et kus on need momendid või need ajad, kus ta saabki ise mängida, ise algatada mängu, kõik ei ole temale ette öeldud, ära organiseeritud ja tegelikult tal täitsa lasta mängida, lasta olla aktiivne, lasta ise mõelda, olla loov ja avastada seal juures. Lisaks on üks kategooria keskkonna kujundamine, et milline on ka see füüsiline keskkond, mis tegelikult pakub ühtepidi lapsele väljakutset, mis ei muutu tema jaoks selliseks igavaks ja uuringute kaudu on leitud, et kindlasti võiks siis olla sellist lasteaia õuealal ka sellist ehtsat looduskeskkonda, sest kui me ise ka ju jälgime loodust, et see on kogu aeg muutuv, et eelmisel päeval oli veel lomp ja järgmisel päeval on seal jää peal, siis tegelikult see muutus ongi toimunud ja et lapsel olekski võimalik selles muutuses ise olla ja seda avastada. Ja kui me vaatasime nüüd alguses neid liikumisoskuseid, siis tegelikult see õueala võiks olla läbi mõtestatud täpselt lähtuvalt nendest liikumisoskustest samamoodi. Kas tal on võimalik ka vaba mängu käigus neid erinevaid liikumisoskusid arendada ja loomulikult siia tuleb juurde ka veel õppimise pool, et kas ka teiste valdkondade tegevusi on võimalik tegelikult õues liikumise kaudu siis kinnistada. Kindlasti lasteaia nädala osa peaks olema organiseeritud liikumistegevus ja see on nüüd see koht, kus ta tegelikult saabki arendada ka neid erinevaid spetsiifilisi liikumisoskuseid, mida võib olla, kui tal ei ole seda keskkonna toetavat tuge, ta vabal ajal nii palju ei saa, et see puudutab väga palju selliseid vahendit, ka vahendil liikumisi ja erinevaid ka selliseid elemente, mida ta just selles organiseeritud liikumises saab kasutada, õppida ja tegelikult ka erinevaid mänge ta saab seal õppida, mille kaudu ta ka ju on aktiivne ja siis oskusi arendab. Ja see kõik toetab tema sellise positiivse minapildi kujunemist, et
et kui mul on juba nendest liikumistegevustest sellised positiivsed kogemused, siis ma püüan seda kogemust edasi saada, olen avatud uutele väljakutsetele ja toetab nii-öelda tema sellise kehalise kirjaoskuse kujunemist. Üheks valdkonnaks on õppimine liikumise kaudu ja istumise aja vähendamine. Et see on nüüd eraldi selline tähelepanu koht ka soovituste juures, et jälgida seda, et lapsed ei istuks liiga pikalt. Üldiselt on see soovitus selline, ütleme 15 minutit, 20 minutit, aga kindlasti õpetajad ise on hästi professionaalsed jälgima, et millal võiks olla see moment, et kui see laps on nagu ülikeskendunud mingile tegevusele, et tal just tekivad uued seosed, siis õpetaja tajub ära, et see praegu ei ole see õige moment, aga selline teadlik läbimõtlemine, et mingi hetk nüüd tuleb see istumise vähendamine, kas erinevate asendite varieerimisega, liikumispausiga või siis ka sellist liikumist võimaldama rühmaruumiga, kus saabki mõningaid teiste valdkondade tegevusi teha hoopis liikumise kaudu ja kindlasti siis õuealal erinevad võimalused. Siis lasteaia võimalused toetada tegelikult sellist aktiivset lasteaiateed, et kas on olemas ratta hoidmisvõimalused ka terveks päevaks, kus lapsevanemad pargivad, kas on võimalik tulla sealt ka jala, ja kui turvaline on siis liiklus lasteaia ümbruses. Ja korraks ma tõin sisse sellise kehalise kirjaoskuse mõiste ja see on nüüd selline kogu tegelikult elukaart hõlmav mõiste, et kui see laps saab lasteaiaealisena juba sellise motivatsiooni, huvi, enesekindluse, siis see on kõik alus ka aktiivseks ja tervislikuks eluks. Ja siin on kindlasti oluline teada seda, et kõikidel lastel on võimalik omandada kehalist kirjaoskust. See ei sõltu kuidagi sellest, et kas ta meile tundub, et ta on nagu sportlikum laps või ei ole, vaid see ongi just see, kuidas teda ümbritsev keskkond toetab tema nii-öelda seda oskuste arengut ja selle kaudu siis temaga sellise enesekindluse arengut. Ja kõige viimasena minu poolt ma panen siia näite ühest Rootsi lasteaiast Umeå piirkonnas, kes on võtnud hästi fookusesse selle, et nende lapsed arendaksid igapäevaselt just sellist kehalist kirjaoskust ja saaksid siis selle enesekindluse. Ja nad on väga teadliku lähenemise võtnud ka sellise õpetajate nii-öelda mõttemaailma tugevdamise sinna juurde ja lisaks ka siis füüsilise keskkonna kujundamise, aga ma tõin siis nende lasteaiast ühe sellise meeldetuletuse, mis on siis ka õpetajatel püsivalt ees, et enne kui sa sekkud lapse nii-öelda peatamisse, kui ta kuskil ronib, tegutseb, hüppab. Kui sa hakkad tema poole liikuma, siis hakka lugema 10-ni, enne kui sa ütled talle ei ja stopp. Ehk kuidas me tegelikult saame toetada, kuidas me saame jälgida, et kas tegelikult see olukord, milles ta on, kas ta ühtepidi nagu arendab enda oskust, või siis see on ohtlik, et nii-öelda see leida see balanss selle vahel, et sellise teadliku jälgimise kaudu. Ja siit ma annaks tegelikult kohe nüüd sõna edasi Lianale Tervise Arengu Instituudist, kes tutvustab just siis seda hindamisvahendit veel lähemalt ja millised võimalused siis on teha lasteaedadel sellist eneseanalüüsi selle põhjal. Nii, tere kõigile kuulajatele ja vaatajatele, et siit Mareti ettekandest on väga hea edasi minna, et ta andis nii hea ja põhjaliku ülevaate juba ka selle hindamisvahendi erinevatest komponentidest. Ja mina siis töötan Tervise Arengu Instituudis, Tervise ja Heaolu Edendamise Keskuses, toitumise ja liikumise osakonnas.
eksperdina ja olen päris pikalt, ka mitukümmend aastat tegelenud laste tervise ja heaolu edendamise erinevate teemadega ja tõesti minu südame asjaks on olnud ka pikalt laste tervise toetamise teemad lasteaedades. Ja oma ettekandes keskendun ma siis selle liikumise, hindamise ja töövahendi tutvustamisele ja vaatame siis koos, et kuidas hinnata, millest alustada ja kuidas siis oma tegevust hästi läbi mõelda. Ja siis jagan ühtlasi ka paari lasteaia tagasisidet, et millest võiks teil edaspidi oma töös kasu olla. Et oma tinglikult võiks selle hindamise jagada etappideks ja esimeseks etapiks võiks siis mõelda, et kuidas me hakkame seda hindamist ka ette valmistama. Et see on oluline, et saada head tulemused, millega edaspidi oma arendustegevust hästi ka planeerida. Ja esimene asi siis, mille me soovitame läbi mõelda, on see, et mõelge siis läbi, et kellele ja kuidas te hakkate seda hindamise eesmärki tutvustama ja töövahendit tutvustama. Et siin on ilmselt väga erinevaid võimalusi sõltuvalt teie lasteaia suurusest, eripärast. Nii et siin tasub siis pead kokku panna ja mõelda seda osa. Siis kes seda hindamist hakkab eest vedama? Et eestvedajal on tegelikult hästi tähtis roll, et kas see on, kui teil on loodud näiteks mõni töögrupp, näiteks paljudel lasteaedadel on tervisemeeskonnad loodud, lausa 65% lasteaedadest, siis võib selleks olla näiteks tervisemeeskonna juht, aga kui sellist meeskonda ei ole, siis võib-olla teil on mõni teine töögrupp juba loodud, kes seda teha saab ja kindlasti võiks mõelda ka, et äkki selleks on hoopis juhtkonna esindajast keegi, kellel on väga-väga hea ja suur pilt lasteaiast. Siis keda te kaasate hindamisse, et mida rohkem te suudate kaasata erinevaid osapooli, loomulikult seda parem. Tagasiside on laiem, rohkem arvamusi, mõtteid, aga kui teil nii palju jõudu jaksu ei ole, siis esialgu võite ka alustada väiksemast hindajate grupist, 7-8 inimest näiteks. Ärge unustage ära lapsevanemaid ja väga tore oleks, kui te suudaksite ka kaasata mõne eelkooliealise lapse, sest lastel on tihti hoopis teine vaade sellest keskkonnast ja neil on väga häid ja toredaid mõtteid, mida te saate just arendustegevuses kasutada. Mõelge läbi ka, et kuidas te jagate infot, kuidas te alguses seda töövahendit jagate erinevate osapooltega, et kas teete seda elektroonselt, prindite välja või on mingisugused muud variandid ja kindlasti ka see, et hiljem tutvustage oma tulemusi kõikidele osapooltele, kes osalesid hindamises ja loomulikult kogu lasteaia perele, sest liikumise valdkonnaga on seotud kogu lasteaia pere. Ja ajalises mõttes on nagu 2 aspekti. Üks on see, et kui palju see hindamine võiks võtta aega, et võib võtta 2 nädalat, 3 nädalat, 4 nädalat, oleneb, kuidas te selle kõik üles ehitate. Ja teine asi, et kuna nagu aasta lõikes see hindamine planeerida, et mõnele lastele võib-olla sobib, et hindamine toimub kevadel, teistele näiteks sügisel, aga kui te mõtlete, et võiksite juba oma arendustegevusi realiseerida sügisel, siis oleks tark võib-olla mõelda just kevadise hindamise läbiviimisele. Siis nüüd, kui te hakkate seda tööriista uurima, siis iga selle valdkonna ees on väga kenasti ka lahti kirjutatud selle sisu. Maret juba natukene seda ka tutvustas, aga kindlasti lugege veel. See annab kindlasti teile infot juurde ja sellise tervikpildi sellest valdkonnast. Ja töövahendis endas on siis, nagu juba teada, 6 valdkonda ja iga selle valdkonna juures on erinev arv väiteid, millele siis iga hindaja annab oma hinnangu.
1 kuni 6 pallilisel skaalal. Nii et kui hindaja on täiesti nõus selle kriteeriumi väitega, ehk see tegevus või olukord tema arvates on täpselt nii, et ta väärib, et kõik on hästi ja ta on täidetud, siis ta hindab selle 6-ga. Ja kokku on üldse hindamisvahendis ja võib täiesti erinevalt ka ju asju vaadata, et rühmaõpetaja võib-olla näeb ühte asja niipidi, liikumisõpetaja teistpidi, lapsevanem hoopiski kolmandat pidi, nii et väga hea, kui hindajad juba kohe alguses kirjutavad siia konkreetse hindamiskriteeriumi juurde, andes hinnangu, lisaks ka oma mõtteid, selgitusi, et siis, kui juba kokku tullakse hindamise kokkuvõtted tegema, et siis on need toredad mõtted ja ka mitte ainult toredaid, vaid ka muud mõtted kõik juba kirjas ja siis saate üheskoos neid ka arutada. Nii et sellel slaidil te näete siis 3. valdkonna, keskkonna kujundamise valdkonna esimest 5 kriteeriumi, nii et nii ta kenasti välja näeb ja põhimõtteliselt saate siis anda siis 6-pallisüsteemis oma hinnangu. Nüüd, kuidas teha kokkuvõtet? Et siin on jällegi erinevad võimalused, aga oluline on see, et kõikide hindajate arvamus saab arvestada ja arvestatud. Nii et meeskond peaks siis kokku tulema ja siin on nüüd kindlasti tasuks aega planeerida, sest arutada neid kriteeriume, vaadata, millised nendest said maksimumpunktid, millised miinimumpunktid. Ka neid vahepealseid punktiskaalasid tasub kaaluda ja vaadata ja võtta siis need tulemused kokku ja anda siis hinnang. Et tõepoolest, kui tegevuse olukord sai nüüd 1-2 punkti, siis tõenäoliselt kas ei ole see tegevus või olukord või muu olnud kas tähelepanu all või ei ole võimalik olnud siiani selle tegeleda ja võib-olla ka ei ole teadlikult nagu sellele tähelepanu pööratud. Et siis kindlasti see vajab tähelepanu ja parandamist. No rahuldav olukord, see on ka kindlasti selline, mis väärib edasi tegelemist ja kõik see, mis teil on juba väga hästi või väga hea, et siin on säilitage, hoidke seda olukorda ja jätkake seda tegevust. Ja ma arvan, nende positiivsete asjade väljatoomine ja tugevuste väljatoomine on ka hästi-hästi oluline. Et mitte ainult keskenduda probleemidele ja nii-öelda halbadele asjadele, vaid lasteaiad pingutavad ja igapäevaselt püüavad ja kindlasti teil on väga-väga palju tugevusi. Nii et selle hindamisvahendiga peaks teil selguma arenguvajadused, mida te siis koos saate analüüsida ja otsustada, et mis te valite prioriteetideks ja millega te rohkem hakkate tegelema. Et on tõenäoliselt selliseid asju, mida on võimalik lahendada kohe, on selliseid asju, mis võib-olla planeeriti järgmiseks õppeaastaks, aga suuri investeeringud nõudvad näiteks mingisugused keskkonnaga seotud teemad vajavad tõenäoliselt palju rohkem aega, 3 aastat või rohkemgi, nii et kõik need asjad tasub siis kenasti sinna tegevusplaani kirja panna. Ja et on ju mitmeid võimalusi, et see sama liikumise valdkonna eesmärgid ja tegevusplaan võib olla teie arengukava üks lisa, aga tähtis on siiski, et need eesmärgid ja tegevused on integreeritud ikkagi asutuse arengu ja tegevuskavasse. Et see on hästi oluline, et teil ei oleks 10 dokumente, et siis teil on ka tervikvaade ja see valdkond saab ka piisavalt kõikide muude valdkondade juures piisavalt tähelepanu. Ja jällegi hinnake oma edusamme, et mõelge, kui tihti te seda teete, et kas te teete seda hindamist igal aastal, vaatate üle, tõenäoliselt lühemate eesmärkide puhul see nii ongi, pikemaaegsete eesmärkide puhul koos oma siis näiteks sisehindamisega.
Ja järgneval 2 slaidil tõin ma välja nüüd paari lasteaia tagasiside soovitused, et siinkohal ma tahan tänada kõiki 5 lasteaeda, kes praegu on piloteerinud seda hindamisvahendit või veel teevad seda, et Pärnu lasteaed Mai, Tallinna lasteaed Meelespea, Tallinna lasteaed Rännaku lasteaed ja kohe-kohe saate kuulda, kuidas Haapsalu lasteaia Pääsupesal on läinud ja kuidas Tartu eralasteaial Terake on läinud. Aga siin siis mõned mõtted, mis Pärnu Mai lasteaeda ja Tallinna Meelespea lasteaeda toetasid ja mille nad välja tõid. Et rõhutati seda, et on vaja, et on meeskond, kus on motiveeritud, just tegus meeskond. Antud juhul nende puhul oli tegemist tervisemeeskonnaga, aga kellel ei ole jällegi, et siis mõni muu töögrupp. Siis eestvedaja, et antud juhul oli ka tegemist tervisemeeskonna juhtidega, kes seda vedasid, aga siis kui sellist varianti pole, siis mõelge hästi, et kes selle enda peale võtab algusest lõpuni ja seda juhib. Siis peeti hästi-hästi oluliseks ka kõik võimalikult paljude õpetajate ja teiste töötajate kaasamist, ka lapsevanemate kaasamist. Ja näiteks Tallinna Meelespea lasteaed, temal oli nii, et hindas tervisemeeskond, siis hindasid 4 rühma meeskonnad, hindasid lapsevanemad mõned ja siis hindasid veel ka hoolekogu esindajad. Nii et selline hästi laia ulatuslik hindamine. Mida toodi välja? Süvenege, sest see hindamisvahend on uus, valdkonnad võivad olla mõnele inimesele ka natuke võõrad ja planeerige aegsasti oma aega, tegevust ja olge siis valmis ka see, et inimestel on väga erinevad tõlgendused, nad annavad erinevaid hinnanguid, et siis te saategi kokkuvõtte tegemisel seda kõike arutada ja tõesti arvestage kõikide hindajate arvamusega. Ja mis siis veel, et oli hea ja uudne kogemus ja lasteaed said eri valdkondades hea tagasiside, said teada, mis neil praegu hästi on, mida on vaja arendada ja said ka juba hindamise käigus päris palju häid ideid valdkonna arendamiseks. Ja selgus ka kohe see, et mida saab nüüd kohe kevadel teha, mida hakatakse tegema õppeaasta alguses ja juba planeeriti ka seda, et mida planeeritakse järgneva 3 aasta jooksul teha. Nii et öeldi, et on hea vahend ja aitab teadlikult, just nimelt teadlikult planeerida ja tegevuskava koostada. Nüüd, kus te materjali leiate, et järgneval 4 slaidil on siis välja toodud need veebilehed, pilt ka juures, et te paremini hiljem üles leiaksite. Siin antud juhul on Tervise Arengu Instituudi veebileht tai.ee ja siit on ka näha, et väljaannete alt saate otsida siis selle hindamisvahendi välja, selle endale kenasti alla laadida. Tervise Arengu Instituudi üks veebilehtedest on ka terviseinfo.ee, mis on just spetsialistidele koostatud veebileht ja siin lasteaedade tervise edendamise all on erinevad juhendmaterjalid ja hindamisvahendid, et mõlemalt poolt siis te leiate ka selle hindamisvahendi ja muide, siin on ka muid juhendmaterjale, trükiseid erinevatest tervise heaolu valdkondadest, et uurige, tutvuge ja kindlasti kasutage oma töös. Siis leiate selle materjali selliselt veebilehelt nagu liikumisõpetus.ee ja rubriigi alt huvitav teada. Saate kenasti alla laadida, saate välja printida ja 4. võimalus on siis lasteaedade alaleht Liikuma kutsuva kooli kodulehel. Siin on ilusti see link ka olemas, nii et ka siit saate seda materjali kasutada. Ja mida siis tegelikult kokkuvõtteks öelda, et
et seesama liikumise valdkond on tõesti, selle edendamine, arendamine on hästi-hästi oluline valdkond, tervise heaolu valdkond lasteaias ja me väga loodame, et sellest materjalist on teile töös abi ja soovin tõesti kõikidele, kes te siis iga päev lastega töötate ja saate tegelikult väga-väga palju oma tegevusega kaasa aidata laste liikumisoskuste arendamisse, kehalise võimekuse aktiivsuse suurendamisele ja ka aidata kaasa erinevate võimaluste loomisele lasteaias. Et jääbki soovida ainult, et teie igas päevas, nii teie enda päevas kui ka lasteaiapäevas ja lastepäevas oleks võimalikult palju mitmekülgset, piisavat, arendavat, kindlasti rõõmu pakkuvat ja tervist toetavat liikumist. Ja siin alla on Tervise Arengu Instituudi lastevaldkonna logo tervelt ja targalt suureks, nii et lisaks sellele tarkusele, mis te iga päev, millele te kaasa aitate, et lapsed kasvaksid ka tervelt suureks ja oskaksid oma tervist hoida ja liikumine on üks võimalik valdkond, vahend selle tegemiseks. Et aitäh kuulamast! Aitäh, Liana, sulle. Ja nüüd, kui Kadri hakkab panema enda ettekannet peale, siis tegelikult meil on ju üks valdkond istumisaja vähendamine ja minule küll tundub, et praegu juba ongi see istumisaeg nagu läinud sinna maale, et me peamegi tegema selle istumisaja katkestamise. Nii et kõik, kes te olete nüüd seal teisel pool ekraani, et ole hea, siis tõuse püsti ja tee täitsa kohe niimoodi pikk sirutus ja lase ennast kohe niimoodi alla lõdva ja raputa käsi jalgu, raputa ja tee veel üks kord. Sirutus ja raputa ja kohe igatpidi raputa ennast läbi. Nii, ja nüüd kindlasti sa võid, seal oli meil ju seal selles kategoorias õppimine liikumise kaudu, et kasutada erinevaid asendeid, et mina julgustan ka sind kasutama ja kuulamisel erinevaid asendeid. Et ka ettekannete aeg, tõuse julgelt püsti, tee keharinge, sirutusi ja vaheta siis, võta endale selliseid muid asendeid ka peale istumise. Aga Kadri, palun. Ja, aitäh, kohe jagan. Nii, tere ka minu poolt. Olen Kadri Kallis ja räägin teile siis Tartu lasteaed Terakese kogemusest selle hindamisvahendi kasutamisel. Ja kõigepealt ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et sellesse valikusse sattusime, et kellel paluti selle hindamisvahendi piloteerimisel osaleda, sest võib-olla ma isegi alguses ei osanud hinnata, et kui oluliseks see kogemus nagu meie jaoks saab, aga räägin sellest siis kohe lähemalt ka. Nii, kõigepealt siis tõesti, et sellest hindamisvahendist iseendast, et ma olen siin eelkõnelejatega väga nõus ja ka selle eelnevast tagasisidest tuli ju välja, et mida siis hinnati selle hindamisvahendi enda juures väga oli just see süsteemsus ja selline läbimõeldus, mis võib-olla tõesti nagu lasteaia kontekstis on igal lasteaial nagu natukene keeruline iseendal välja mõelda või aru saada, eks ole, et kuidas siis just, et nagu sellistest nüüdisaegsetest arusaamadest lähtudes, et kuidas peaks sellele liikumisvaldkonnale üldse lähenema. Nii et minu jaoks juba see, et see
või tähendab, et see hindamisvahend juhib tähelepanu sellistele erinevatele valdkondadele, oli väga suureks toeks. Ja tõesti siis veel see süsteemsus ka, et mida siin sai juba nagu nimetatud, aga võib-olla see süsteemsus nüüd just ka selle koha pealt, et aidata luua lasteaedades, kellel võib-olla ei ole veel ka nii selgelt välja kujunenud selliseid traditsioone liikumise siis edendamisel, et aidata nagu kaasa sellele, et mõelda, et mil viisil seda liikumist siis kõige parem arendada oleks. Ja meie siis tegime seda, kuna meie lasteaed siis asub 2 eraldi majas, siis meie tegime seekord niimoodi, et viisimegi selle hindamise läbi siis mõlemas majas eraldi. Ja sellel korral, kuna meil nüüd väga palju just aega võib-olla ei olnud, et niimoodi väga paljusid osapooli kaasata sellesse hindamisse, siis kasutasime seda varianti, et kaasasime seekord siis kõik õpetajad sellesse hindamistegevusse ja tegime seda sellises arutelu vormis. Eelnevalt küll palusime siis kõikidel õpetajatel läbi lugeda selle hindamisjuhendi, aga otseselt ei palunud veel, et nad seda täidaksid, vaid jätsimegi seekord aega siis selliseks arutlemiseks ja võib-olla ka siis selliste seisukohtade nagu selginemiseks ja võib-olla üksteise kuulamiseks ja üksteise või erinevate arusaamade just ärakuulamiseks. Ja ma arvan, et see oli tegelikult selline alustuseks väga hea variant. Üllatuslikul kombel meil küll nagu ei tekkinud sellist väga selliseid elavaid diskussioone või väga selliseid suuri eriarvamusi meil tegelikult ei tekkinud, nii et see hindamine iseenesest nagu protsessina läks meil kiiresti, et üldjuhul olid nagu inimestel väga sarnased arusaamad sellest, et mis väärtusega siis võiks ühte või teist väidet hinnata. Et seda sellist nagu mingisugust põhimõtete vastandumist meie nagu selle hindamisprotsessi käigus otseselt ei kogenud. Küll aga siis, et kuna meil on nüüd need majad natukene erinevad, et ühes majas on meil siis 70 last ja teises majas 114 last ning ka nende majade selline füüsiline asukoht on selles mõttes täiesti erinev, et üks nendest majadest asub siis Tartu kesklinnas ja teine Tartu äärelinnas. Ja nad on ka täiesti erineva õueala suurusega, ka looduslik kooslus siis nii sellel õuealal kui ka õueala sellisel lähiümbrus on täiesti erinev ja ka võimalused lasteaia lähiümbruses on täiesti erinevad. Samuti hindasime, et selliseks erinevuseks ka selle, et kui turvaline siis ühesõnaga on jalgsi liigelda või ka rattaga liigelda siis lasteaia lähiümbruses, ka see erisus tuli meil välja. Küll aga, kui me siis vaatasime otsa nende tulemustele, siis ma ei teagi, kas see oli siis nagu ka jällegi mõnes mõttes nagu natukene üllatav või mitte üllatav, et aga vaatamata sellele 2 maja päris suurtele erinevustele olid meil tulemused võrdlemisi sarnased. Et ma korraks näitan ka, et millised meil need tulemused tulid. Et siit te siis näete, et tegelikult nagu kui nüüd vaadata, siis mõned kattuvad täiesti, aga nagu põhimõtteliselt suures plaanis me oleme hinnanud niimoodi valdkonniti
väga sarnaselt neid asju. Et võib-olla kõige suurem erinevus tuligi nüüd välja selle liikumise turvalisuse osas, mis siis puudutas seda valdkonda turvaline lasteaiatee, kus siis tõepoolest seekord siis me nägime, et meie maja, mis asub siis Tartu äärelinnas, kus siis on olnud tegelikult või kus just on nagu värskelt siis välja ehitatud ka uus linnaosa ja tänu sellele on selles linnaosas ka palju kergliiklusteid ja jalgrattateid, et seal on ikkagi selline aktiivse lasteaiatee toetamise võimalus palju parem kui siis selles Tartu kesklinnas asuvas majas. Nii, et sealt tuli meil siis nagu selline põhiline erinevus välja. Ja võib-olla see ka, et kuna nüüd need õuealad on meil ka siis ühes majas ikkagi üsna väike, siis see on nagu meie õpetajaid nii-öelda siis natuke nagu ka sundinud otsima selliseid olemise ja liikumise võimalusi väljaspool lasteaeda ja ennekõike siis muidugi lasteaia lähiümbruses. Ja mis omaette on nagu kaasa toonud nagu sellise hästi positiivse trendi, et õpetajad on avastanud siin meie lähiümbruses nii metsaalasid kui ka parke, kui ka näiteks siin toetab meie sellist liikumist ja tegevust ka kogukonnaaed, mis asub kohe siin lasteaia läheduses ja kus lastega hästi palju käia saab, et nii, et mõneti on see õueala väiksus pöördunud hoopiski nagu laste võtmes selliseks positiivseks asjaks, nii et tänu sellele on, ma arvan, lapsed saanud kogeda hoopis erisuguseid liikumisvõimalusi, kui et seda seal kesklinnas. Nii, ma tulen korraks siia tagasi veel. Ja võib-olla siis natukene veel selle protsessi kohta rääkides, et rääkisin juba sellest, et kuidas me siis et alguses oli see hindamisvahendiga tutvumine, seejärel see ühine arutelu, aga mis jäi nagu praegu küll niimoodi õhku selline tunnetus, et kindlasti tahaks siia veel midagi lisada või see kõik vajaks nagu mingisugust sellist jätkutegevust kindlasti. Et see hindamisvahendi, see esmakordne kasutamine, et see oligi justkui nagu alles selline sissejuhatus kõigele sellele, mis edaspidi nüüd toimuma hakkab. Ja kindlasti seda jätkutegevust me siis nüüd hakkamegi arutama, planeerima, mõtlema ja siin selles hindamisvahendis endas oli ka päris palju häid soovitusi ju selle kohta, et kuidas nagu selle asjaga üldse edasi minna, et pigem keskenduda siin võib-olla ühele-kahele, kas siis mõnele probleemsemale kohale või valdkonnale ja mitte nagu püüda kõike korraga ja hästi kiiresti justkui nagu ära parandada või valmis teha. Et siis ühesõnaga, et see jätkutegevus meil edasi läheb. Hindamisvahendi kui sellise kohta ma tahaksin veel öelda, et me kasutasime siis selle hindamisvahendi Exceli versiooni. Et sellest on olemas praegu siis see PDF-versioon, mida saab endale alla laadida, siis on olemas Wordi versioon ja Exceli versioon. Ja me oleme selle Exceli versiooni eest ka väga tänulikud. Et meile sobis Exceli versioon kohe väga-väga hästi. Et kui nüüd, kes nüüd edaspidi seda hindamist hakkab tegema ja sellega kokku puutub, et näeb ära, et kuivõrd nagu mugavaks, visuaalselt just mugavaks on tehtud see, et jälgida, et millised
valdkonnad vajavad siis arendamist, et kus on siis need hinnangud olnud sellise keskmise tulemusega ja kus siis nagu värbub siis see tabel roheliseks, et ma arvan, et seal siis võib ka, see on see koht, et nagu Liana ütles, et kus võib nagu rõõmu tunda, et asjad on olnud hästi. Ja just, et jah, et selles Exceli versioonis see visuaalsus ja muidugi ka see, et tulemused võetakse seal kõik kenasti lõpus kokku, et ise seal nagu tõesti mitte midagi muud tegema ei pea, kui lihtsalt klikkima siis nendele hinnangutele, et mis siis parasjagu sellele väitele on antud. Ja need tulemused ka, et mida ma näitasin seal eelmisel lehel, et ka need on tegelikult sellest Exceli versiooni nagu lõpptulemis või tulevadki seal välja, et neid on väga lihtne ja väga hea ja mugav kasutada. Nii et kasutusmugavuselt ma ütleksin, et väga hea oli. Nii, siis mulle meeldis ikkagi ka see jällegi, mida tõi ka Liana välja, et julgege tunda rõõmu ja olla õnnelikud selle üle, et mis on nagu hästi. Ja meie nägime nagu ära mõned asjad siin, et see, aga võib-olla ennem veel, et ma korraks hüppan oma mõttega selle Mareti jutu juurde, et millega ma ka hästi nagu nõustun, on see, et see liikumine tuleks sellesse lapsepäeva nagu loomuliku osana sisse tuua. Et võib-olla see on see koht, et mille nimel tasub nagu tööd teha ja mõelda, et kuidas korraldada üldse siis kogu seda õpet või elu siin lasteaias niimoodi, et see liikumine oleks päeva loomulik osa. Et vastasel juhul, et kui ta jääb ikkagi ainult selliste üksiktegevuste tasandile, siis ta ei arene, ma arvan, nagu sellisel kujul, nagu on mõeldud või need oodatavad tulemused ei vii meid selleni, et meil kasvaks laps, kellel on olemas sellised loomulikud liikumisharjumused või kes ongi enesekindel seetõttu, et ta on saanud hästi palju proovida nagu sellises vabas loomulikus õhkkonnas koos sõpradega seda, mis tundub talle võib-olla esmapilgul nagu ületamatu. Ja selle ühe tugevusena meie tõimegi välja selle, et see õppekorraldus, mida me kasutame, toetabki sellist tavapärast, normaalselt loomulikku olekut ja liikumist, et tõesti, et oleks lapsel vähe neid sundasendeid, palju käimist, palju tegutsemist õues, et tänasel päeval juba kindlasti käivad lapsed 2 korda päevas õues, et need põhimõtted oleksid juurdunud, et õues käiakse iga ilmaga, et nii nagu siin see näide toodi, et minna vaatama, et kas see lomp on nüüd ära jäätunud ja selle peal saaks lasta näiteks liugu, et see toimub siis, kui tõesti laps kogeb seda päris elu, seda päris õues olemist ja kõike seda natukene võib-olla ka neid külmetavaid varbaid või natukene seda tunnet, et kui ma jooksengi, siis mul ongi hea ja soe olla. Siis ühe tugevusena tõime välja selle, et meile tundus, et väga paljudel õpetajatel on juba olemas see oskus näha erinevaid võimalusi ja näha nii neid võimalusi, mis on siis nüüd kohe olemas seal õuealal, nii-öelda kohe lasteaia vahetusläheduses, aga näha ka neid võimalusi, mida pakutakse siis väljaspool lasteaeda. Et siinkohal jällegi, võib-olla siin Tartu linnas olijana on meil see privileeg, et tõesti on võimalik kasutada palju erinevaid mänguväljakuid, et ka see linna mõtlemine tegelikult on järjest enam suundub nagu sinnapoole, et ehitada nagu sellist avalikku ruumi, kus
kus saavad liikuda, ronida, kiikuda, mis iganes siis teha nagu kõik lapsed, et ma arvan, et sellist võib olla päris unistuste või ideaalset õueala nagu igale lasteaiale. Ma ei tea, et kas me veel täna oma tänaste selliste ressursside ja vahendite olemasolul nagu suudame pakkuda, aga samas me saame kasutada kõike seda, et mis on loodud selliseks avalikuks kasutamiseks. Ja siia juurde kuulub ka kas või see näiteks, et me saame bussidega liikuda lastega ühest kohast teise linnas kiiresti, et siin ei ole ka täna enam seda küsimust, et kõik asjad peaksid olema kindlasti lasteaia lähiümbruses. Ja võib-olla just see bussidega liikumine, et Tartu kontekstis, et meil on siin ju selliseid toredaid looduslikke kohti, et on ju see Toomemägi ja mis on ju suurepärane selline, ma ei tea mitu ühes asja korraga, et saab õppida ja saab liikuda ja väga mitmekesist maastikku kas või kogeda. Et kõik sellised võimalused on tegelikult, ma arvan, päris paljudel lasteaedadel olemas. Võib-olla veel selline tugevus ka, et sellised vahendid, millega lihtsalt ehitada, et õuealal, et igasugused pakud ja lauajupid ja klotsid, et meil on päris pikaajaline kogemus selles osas, et kui loovalt ja mõnusalt lapsed neid tegelikult oskavad ära kasutada ja kuidas nad ise ka endale näiteks nendest ehitavad mingisuguseid takistusradasid ja alati ei peagi olema just tõesti õpetaja seal kõrval ja ütlema, et tee nüüd täpselt nii või et see lapse enda see soov ja loovus ja tahtmine ja võib-olla ka selline kollektiivne tegutsemine seal on, saab selle läbi nagu väga hästi toetatud. Ja eks ikka sellist ohutust selle kõige juures me peame jälgima, aga see hea nõu on, et loeme ennem 10, et on siin väga asjakohane, sellepärast et ikkagi selline väike selline riski võtmine või õppimine ikkagi, see kõik käib selle asja juurde, et ma õpin oma keha tunnetama, aru saama, milleks ma olen võimeline, mida ma suudan teha juba ja mida veel ka mitte. Ja siis selle viimase tugevusena tooks välja selle kogemuste jagamise, et kuna nüüd meil viivad liikumistegevusi läbi rühmaõpetajad ise, siis see, et kui nad omavahel saavad rääkida, kus nad on käinud, missuguseid kohti leidnud või missuguseid mänge näiteks lastele õpetanud või vahest on ka näiteks 2 rühma koos tegutsenud, et kuna õpetajal on mingi väga hea mäng, mis vajab palju lapsi või et kõik see tegelikult aitab kaasa täpselt sellesama liikumise edendamisele. Ja võib-olla siis see arenguvajaduste pool ka siin, me nägime seda et just, et see teadlikkuse tõstmine kõigepealt üldse sellest, et millised on siis need nüüdisaegsed arusaamad sellisest tervise toetamisest. On kindlasti üks selline oluline koht, et kus me tundsime, et võib-olla see ei ole nagu ikkagi nii hästi kättesaadav, et ühtpidi me umbkaudu küll teame, et mis see umbes võiks olla, aga jah, et selline täpsem teadmine, et kas või see sama tore see 3 tunni reegel, et see aitab jällegi nagu õpetajatel konkreetsemalt mõelda ja konkreetsemalt planeerida neid tegevusi. Ja muidugi lapsevanemate teadlikkuse tõstmine on ka kahtlemata oluline ja võib-olla siin on ka nüüd koht, et kus lasteaed võib-olla tõesti peaks võtma ka sellist nagu aktiivsemat rolli, et oleme siin ka püüdnud siin ühe või teise tegevuse läbi nüüd vanemate tähelepanu siin suunata sellele, et võib-olla mitte kohe autoga treppi
ja võib-olla, et kuidas me saaksime nagu aidata kaasa sellele, et laps ka koos vanematega või koos perega nagu hästi palju liiguks, aga võib-olla veel väga häid tulemusi selles valdkonnas meil ette näidata ei ole. Samas on hea meel selle üle, et eks need lapsevanemad õpivad ka hästi palju nagu üksteiselt ja kui lasteaial on tõesti loodud kas või selline võimalus, et saab turvaliselt hoida jalgrattaid ja mulle väga meeldis see küsimus, et aga kas kiivrid ka kuskil on panna ja hoida, et kui sellised asjad on nagu täidetud ja kui on olemas need aktiivsed lapsevanemad, kes kasutavad neid võimalusi ja üldiselt ikkagi on selliseid lapsevanemaid, siis ka lapsed ise juba hakkavad küsima, et mina tahan ka rattaga tulla, mina tahan ka tõuksiga sõita, et kas mina võin ka, eks ole, tuua. Ja tänasel päeval me oleme näinud, et tegelikult need laste näiteks jalgrataste ja tõuksidega liikumise oskused on ikkagi päris head. Meie vähemalt hindaksime neid headeks ja meie laseme küll lastel julgelt neid lasteaeda rattaid kaasa võtta, tõukse ka, et loomulikult, et me ikkagi natukene seda reguleerima peame, aga üldiselt oskavad lapsed nagu päris hästi juba hoida ka seal ise nii-öelda seda korda ja mitte üksteisele siis otsa sõita või haiget teha. Nii, siis kindlasti see arenguvajadus paistis ka meil välja, et just, et see liikumisvõimaluste mitmekesistamine või tegelikult me siin mõtlesime täpsemalt just seda, et erinevate liikumiste võimaldamine, et me nägime seda, et üsna sellisesse vaeslapse ossa jäid just lasteaia õuealal sellised ronimisvõimalused, et selline hea tähelepanek, et mis me saime teha. Muidugi vahendite olemasolu, et see on meie jaoks nagu ka selline küsimus, et alati ei ole võimalik soetada absoluutselt kõiki vahendeid, et kuidas siis teha ka seda valikut seal hulgas. Ja nagu siin eelnevalt ka juba välja on tulnud, et meie enda arenguvajadusena siis ütleksime tõesti sellise süsteemsema lähenemise kujundamine tuleks tuua päevakorda. Ja võib-olla siis veel ka sellise küsimusena, et mille üle siis ka üldse me tunneme, et võiks nagu rohkem arutleda, et võib-olla nüüd mitte ainult ka selle terakese kontekstis, aga niimoodi laiemalt, et kuidas ka parandada nagu sellist õpetajate ettevalmistust või liikumisalast ettevalmistust, sest meie näeme seda nagu rohkem niimoodi, et kuigi me väga hindame sellist entusiastlikku liikumisõpetajat ja eestvedajat, siis lõpuks siiski elu näitab, et kõige rohkem aega on ju lapsed koos õpetajaga. Nii et selline rühmaõpetaja hoiak ja arusaam sellest, et kuidas tema saaks kaasa aidata selle liikumise edendamisele ja liikumisharjumuste kujundamisel on tegelikult väga-väga oluline. Nii et selle me viskaksime nagu sellise küsimusena õhku lihtsalt. Aga päris veel siia lõpetuseks juurde, et tahaksin näidata ka ühte sellist väikest slaidide klippi, et mille pani meil kokku üks õpetaja, kes nüüd kohe ise väga südamega selle liikumisteema ja liikumisvaldkonna juures on ja kes ma tean, et püüab oma lastega seda 3 tunni temaatikat nagu hästi lahendada, just seda, et kuidas saavutada see tund aega seda mõõduka või intensiivse tasemega liikumist siis, ja tema on leidnud ka siit meie lasteaia lähiümbrusest hästi palju selliseid erinevaid võimalusi, et kuidas lasta lastel siis, ma ei tea, ronida või alla veereda kuskilt või ja nii edasi. Ja võib-olla siis üks veel, et tema tegemistest, et mis on kindlasti selline
teiste õpetajate jaoks ka innustav, et ta korraldas näiteks ka lastele rattakooli. Et jällegi sellised asjad, et mis ei nõua nagu iseenesest väga palju otseselt vahendite poole pealt, sest et rattad on ju lastel olemas, pigem ta nõuab sellist pealehakkamist ja organiseerimist ja siis võib-olla tõesti sellist entusiasmi. Nii, aga siis ma näitan kohe selle klipi ka ära. Nii, aga mina omalt poolt siis lõpetaksin ja soovin kõigile toredat jätkuvat liikumisaastat. Aitäh, Kadri, et kuulajad teie kindlasti julgelt esitage küsimusi, et kirjutage
ja siis meil siin ettekannete lõpus vaatame neid küsimusi, kellele need suunatud on ja siis saame nendele vastata ka. Aga kui praegu tundub, et ei ole küsimusi tulnud, et siis Marika, palun, et sina siis saad ekraani jagada ja ettekandega alustada ja teised saavad siis julgelt nii kaua küsimusi mõelda. Aitäh! Nüüd ma näen iseennast siin hästi suurelt, aga sellest pole midagi, sest tegelikult mul oligi plaan rääkida algusest lühidalt ja siis lõppu natuke anda pilte ka. Nii et enne mul ei olegi vaja jagada, vaid katsun siit oma paberite pealt rääkida, mis ma olen ette valmistanud, siia pidevalt ka märkuseid kirjutades täiendusi, sest Kadril oli väga huvitavaid mõtteid ja sealt tekkisid ka mulle siia mingid märkused. Et olen siis Haapsalu Pääsupesa lasteaia direktor ja meie oleme tervist edendav lasteaed 2001. aastast. Et see tähendab, et juba väga pikalt. Üle Eesti oli 22. aastal, siis 22. jah, okei, 310 koolieelsetest lasteasutusest, mul läheb natuke sassi, lasteasutustest tervist edendavad lasteaiad 310 ja Statistikaameti andmetel oli üldse meil samal ajal 586 koolieelset lasteasutust, nii et kui ma natuke arvutasin, siis ma sain pea 53%, mis on tervist edendavad lasteaiad, mis on väga hea ja suur number. Aga on selge, et iga lasteaed toetab oma laste liikumist läbimõeldud igapäevaselt, oleneb sellest, kas ta on tervist edendav lasteaed või mõne teise suunaga lasteaed. Teed, kuidas seda teha, on kohati sarnased, aga kindlasti ka erinevad. Tervist edendavate lasteaedadena oleme rohkem olnud selles protsessis sees, kindlasti pikemalt, nii nagu ma ütlesin, et meie juba 2001. aastast. Oleme kindlasti süsteemsemad ja kindlasti ka järjepidevamad. Aga ka meil tervist edendavatel lasteaedadel on vaja üle vaadata, mis seisus me hetkel oleme ja kuhu tahame liikuda. Selles mõttes oligi tore kuulda just eralasteaia, 2 erineva maja kogemust, millest tulid väga vahvad näited välja, mis tuleb mul lõpus ka välja, mida ma siin kindlasti mainin. Ja Liana soov oli, et me räägiksime sellest ettevalmistusprotsessist, et ettevalmistamine, läbiviimine, analüüs, siis sellest ma lühidalt räägingi, hästi lühidalt, et mina ei keskendu siis meie tulemustele, vaid just kuidas see protsess algas. Protsess algas minu jaoks juba 2022. aasta detsembris, kui Liana saatis ühe kirja linkiga just sellele hindamisvahendile. Ja detsembris jäi see mul sinna seisma, sest mul oli kiire, nii nagu ikka detsembri lõpus ja detsembris on kiire ja jäi ootama oma aega. Ja siis jaanuaris, kui oli rohkem aega, siis ühel hetkel ma süvenesin ja vaatasin, et mis asi see on. Ja siis ma avastasin, et mis vägev asi. Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine, töövahend lasteaiale. Ja kuna ta algselt on teises vormis, siis ma pöördusin kohe Liana poole ja küsisin, et kuule, et kuidas me saaksime seda asja toimetada nii, et seda saaks ka koheselt kasutada, et ei peaks läbima mingeid veel etappe. Ja minu arvates algas sellest meil selle aasta ühine koostöö Lianaga, just et kuidas saada valmis materjal vormi, mis on ka kohe rakendatav. Ehk see Excel, mida Kadri just ütles, et see on väga hea vorm ja nüüd sellest tuleb natuke juttu ka ja hea vahend just. Ja nüüd värskelt läbinud selle protsessi saan nüüd ka öelda, et see on tõesti väga hästi kokku pandud vahend, mis on kohe valmis kasutamiseks.
ainult läheb veidi aega, ettevõtmist ja järjepidevust lõpuni minna. Ja muidugi võib endal rohkem aega kuluda, aga ma tunnen, et see on väga vajalik, et see läbida ja see töö on vaeva väärt. Mulle meeldib see, et Liana oli väga rõõmus, et ka meie saime natuke rõõmustada teda, et me ise avaldasime soovi ja tahtsime rohkem sellest hindamise vahendist teada saada ja kuidas sellega siis toimetada. Ja saime siis võimaluse seda katsetada esimestena, kui ta nüüd päris valmis oli selles Exceli vormis just, et mis lihtsustas meie tööd. Ja siis tulevadki meie mõtted. Et mis Liana ettekandest tuli ka välja, oligi täpselt see, et aeg. Et kui me ühiselt arutasime, et kuidas seda protsessi võiks ja kuna võiks läbi viia, siis jaanuar oli juba läinud ja juba veebruargi käes ja juba hakkas märts tulema, kui vahend päris valmis sai just sellesse Exceli vormi, siis märtsi oskasime meie oma asjad nii tihedaks lasteaias ajada, et meil läks päris keeruliseks, et leida aega just mahaistumiseks ja kokkusaamiseks. Ja väikse mõttena mulle tundub, et nii nagu ma Lianale, ma mäletan, ütlesin ka kunagi alguses, et jaanuar on tavaliselt siuke tühjem kuu, aga eks igal majal on omad protsessid, kus tulevad uued hindamised, uued arengukavad. Et siis seda peaks nagu jälgima, et need hakkaksid jooksma, aga võib-olla tõesti kuuna tundub meile, et on jaanuar tühjem kuu, et siis võib-olla leiab ka rohkem aega, kus kõik inimesed, kõik osapooled saaksid koos olla ja arutada. Mis mulle veel meeldis, oli see, et Liana ütles ka kogu aeg, et tehke koos, et ärge hakake tegema, et annan kätte ja tehke. Et niimoodi ei tule häid tulemusi. Et ühiselt arutades saadakse lahti rääkida, tulevad lisamõtted, võib-olla kohe ei saa sisse kanda, vaid need sissekandmised tuleks nagu hiljem teha. Nüüd ma hüppasin ühest punktist üle, aga lähme sujuvalt tagasi. Et esimene oli siis aeg, küsimustega tutvumine, ühine kokkuistumine, arutelu, hindamine, hindamise sissekandmine ja kokkuseadmine ja uuesti tulemuste ülevaatamine ja arutelu. Ja siis kõige lõpus tulevad siis uued eesmärgid ja tegevuste seadmine. Ja nüüd teise punktina ma toon välja siis ka need grupid, erinevad grupid. Kõige lihtsam on jah, oma maja sisene, õpetaja, liikumisõpetaja, abiõpetaja, õpetaja abi. Meil oli siin just hästi tubli õpetaja abi, kes hakkas ise küsimusi esitama, kui ta nägi seda vahendit meil laua peal. Siis ma ütlesin, et siin peaks kindlasti kaasama, aga siis ta arvas, et ei. Ma ütlesin, aga mul on sellest kasu, et sa vähemalt oled vaadanud seda asja ja kaasa mõelnud. Ja mis meie majas jäid puutumata seekord olid siis lapsed ja lapsevanemad. Et nähes, kuidas meil endalgi oli raske teada asju hinnata ja oli erinevaid arvamusi, siis me mõtlesime niimoodi, et lapsevanematega võib-olla peab võtma mõned küsimused välja ja lastega täpselt sama nagu Lianaga ütles, et kooli lapsed, võib-olla 1-2 last, võib ka rohkem olla, et see on meil ees, et me võime ka niimoodi eraldi nendega toimetada, nii lapsevanematega kui lastega. Sest mida mina olen tundnud muudel hindamistel on ka see, et kui ma ei tea väga täpselt näiteks, et kuidas see lasteaia siseruum on, et hoovi me näeme kui lapsevanem. Et siseruumidesse me tihti ei näe, kui küsitakse õppevahendites, siis lapsevanem arvab, et on vast hästi. Aga selleks, et ta oskaks paremini vastata, siis ta peaks nagu rohkem olema tutvunud nende asjadega. Et hoov on tõesti kõige rohkem siuke nähtavasi. Et mis ma tahtsin öelda ongi see, et väga tihti me paneme keskmise vastuse, et arvan, et on hästi ju või siuke ääre peale. Siis, et head tulemust saada, siis oleks vaja natuke selgitust ehk läbirääkimist, nagu me siin õpetajatega tegime. Ja siis see mõte, mis me enne rääkisime, et tehke kindlasti koos ja siia ma saan ka öelda, et see oli ainuõige mõte. Lugesime küsimusi üle, arutasime, kuidas
saab vastata, selgitasime, vaidlesime, püüdsime leida keskteed. Ja üksi teheks oleks see tulemus olnud, ma arvan, keskmine. Praegu on punaseid, on rohelisi valdkondi. Ja meil tegelikult oligi kõige keerulisem see esimene osa, töötajaskond ja koostöö. Siin oli meil palju vaidlusi, aga eks igal majal tulevad need oma vastused, mida Kadrigi näitas, et Terakese siis Tähetänava ja siis selle Lõunakeskuse vastused mingites osades langesid kokku, mingites osades tulid need eripärad välja, kus oli miski ala parem. Ja siis ma ütlesin enne, et me arutasime läbi, et pärast siis keegi peab ju need tulemused sisse kandma, mis me koos otsustame, mis hinnangu me kuskil anname ja veel juurde kirjutama siis täiendlauseid, et pärast oleks kindlam kokkuvõtet teha, nagu ma siin eespool ütlesin. Siis eks igas majas on, kas siis on õppejuht või keegi teine. Selles majas olin siis mina, kes need asjad ära tegi. Aga ta aega võtab, et ei ole nii, et siuh-säuh ja valmis. Et sellist hindamist ei saa teha siuh-säuh. Siin tulevad head tulemused, ütlen mina. Ja just see, et pärast saab veel siis uuesti üle arutada ja leida, kas minu nägemus mingil hetkel siis täiendatuna, et kas see vastab ka töötajate nägemusele, et see oleks läbi räägitud, et ei oleks ainult direktori või õppejuhi arvamust. Ja tulemustest on see, mida ma siin tundsime, et paljud küsimused puudutavad ka omavalitsust, on see linnavalitsus või maavalitsus, kuidas kuskil lasteaedades, et ka ma ei tea, kas tuleks nende käest küsida, aga vähemalt me peaksime andma oma tulemused. Ükstaskõik on nad head või halvad, siiski ka nendele vaatamiseks ja mõtlemiseks, et kuidas me saaksime ühiselt edasi minna. Ja mis ma sellega seoses saan välja öelda, et meie nõrkuseks on meie lasteaia nõrkuseks ja võib-olla Haapsalusse lasteaiad on suht ühevanused ehk suht vanad majad juba, et meie lasteaia nõrkuseks on vananenud lasteaiaruumid, kus puudub võimalus tekitada lisaliikumisvõimalusi. Süüakse, magatakse, mängitakse, õpitakse ühes toas. Koridori peaaegu polegi ja liikumine muusika on ka ühes saalis. Kummitab suur ruumipuudus. Aga tänapäeva lapsed vajavad tänapäevaseid olmetingimusi oma igakülgseks arenguks ja Haapsalu vajab väga üht suurt ja tänapäevast ühekordset lasteaiamaja kõikide tänapäevaste võimalustega lastele, töötajatele ja ka vanematele. Aga mis Lõunakeskuses väga ilus Lõunakeskuse uue maja näitel ja uue hoovi näitel ja siis kesklinna lasteaia vanema maja ja väiksema hoovi näitel tulebki välja see, et mis ma endale siia täiendasin, ongi see, et kui sul ei ole vastavat toa või õuekeskkonda, aga siis tuleb leida, nii nagu Kadriga ütles, kas sealt ümbrusest siis looduskeskkonda või hoopis ruumilist keskkonda, mis teil on ju see loodusmuuseum seal näiteks kohe õue pealt võtta. Et see ongi see, et tuleb olla ise ka loov ja nutikas. Ja mul on eriti hea meel kuulda seda, et Kadri lasteaias ei ole liikumisõpetajat, aga on tublisid inimesi, kes on valmis liikumist ise juhendama ja see videoklipp seal oli ikka väga vahva just selle keskkonna mõttes, et tuleb minna kuskile mujale. Ja hästi 3 väikest lauset tuleb veel, et minna ka kuskile mujale siin Haapsalus, mida ma 3 asja kiidangi. On see Exceli vorm, värvid, punane, kollane, roheline, millest tuleb kokkuvõttev number, skaala, mida näitas Kadri. Siis on, mis on meil hästi, mida saame arendada
ja uued eesmärgid ja tegevused, mis kõik on ühes hindamiskeskkonnas sees. Nii et ma olen väga tänulik selle eest. Ja nüüd ma peaksin hakkama jagama oma ekraani ja nüüd ma mõtlen, kuidas see mul käis, leian. Nii, kohe. Siia tekib ette asi, mida ma ei saa liigutada, see must ülemine osa, kes mind kallikesed aitab, sest muidu ma ei saa avada seda. Eelmine kord justkui oleks keegi mind aidanud. Ja, sa saadki, vaata, seal on seal slideshow kirjutatud siia. Jah, aga mul on see must liba on ees. Aga ma proovin üht asja. Jah, nii läks. Ma leidsin lihtsamini. Nii. Ja ma kutsun teid siis käima läbi Haapsalu linna mänguväljakute. Ma tegin selle väikse slideshow 2014. Ma enam ju täpselt ei mäleta, mille pärast, aga ma olen enda üle uhke, et ja läksime. Et ma sain esimest korda samme lugeda kellegi, sellel ajal kellegi nutikellaga ja see ongi, et muuda keskkonda. Nii esimene park, linnavalitsuse lastepark, sammud kirjas. Järgmine, see on Mihkli park, sammud kirjas. See on Loss, ma ei ütle ette, Linnuse lastepark, nüüd ta on juba muutunud. Sammud kirjas, teine pilt sellest, ma arvan, et see ka on juba muutunud selle ajaga. Nii, see on hästi lihtne, aga Iloni aed ehk lasteraamatukogu tagune park. Seal meie kuulsad pingid, kus võib ka last jälgida ja lugeda 10-ni. Sealt lastakse ka alla ja paistab tagant meie üks tõrukese lasteaed. See on teile vahepalaks kuursaal, kes ära tundsid. See Aafrika rannalastepark, ka praegu muutunud. See on järgmine vahepala ehk Iloni Mädemaa, kuhu tuleb minna lastega mängima. Ehk eraldi tulla. Samme me siin ei loe kogu aeg. Nii, kus see nüüd tuleb? Kohe tuleb. Nii, siin on minu lasteaia hoovinurgake. Ja oleme tagasi lasteaias. 6440 sammu tuli seekord ja ootame teid Haapsallu liikuma ja mängima. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu, Kadri ja Marika, selle väga hea kogemuse eest, mida te jagasite ja selle rännakuse eest, mida te piltide kaudu meile näitasite ja nende võimaluste eest, mida teie lapsed juba tegelikult saavad. Et kokkuvõtteks ma korraks jagan veel enda ekraani, sest siin mitmes kohas tuli välja just tugevusena sellel vahendil see süsteemsus, et see aitab tegelikult luua teadlikku lähenemist liikumise toetamisele. Ja meil on liikumislabori poolt olemas tegelikult koolide kogemus, kes on juba ka kooli tasandil kasutanud koolide eneseanalüüsi siis sellise liikumist toetava keskkonna loomisel. Ja tegelikult see lasteaedadele suunatud hindamisvahend ongi välja töötatud selle baasil, kohandatuna siis vastavalt nendele kategooriatele nagu lasteaiale on omane, aga on ka päris palju selliseid kattuvaid kategooriaid. Ja ma tahangi kokkuvõttes siin näidata nüüd ühte olulist tulemust ja siin joonisel on toodud siis koolide eneseanalüüs, siis enda kooli kohta, liikumise toetamise kohta ja need postid, mis on siin ekraanil tumerohelised, et need on siis need koolid, kes on juba pikemalt mitmed aastad süsteemselt tegelikult selle liikumise toetamisele lähenenud ja
heledad rohelised tulbad on siis need, kes on tegelikult alles selles alguses, enda tee alguses ja nad on saanud siis ka sellise enda jaoks olulise tagasiside, milliste valdkondadega on vaja rohkem tegeleda või siis ka milliseid valdkondi siis rohkem hoida just sellel tasemel, nagu neil need välja on tulnud. Aga see oluline teadmine on see, et need organisatsioonid, koolid siis hetkel, kes on süsteemselt liikumisvaldkonnale juba mitmed aastad lähenenud, siis kõikides nendes kategooriates nendel tulid oluliselt tugevamad, suuremad tulemused kui nendel, kes siis on tegelikult alles selle tee alguses. Et sellepärast väga julgustan lasteaedasid seda teadlikku vahendit kasutama ja tegelikult Liana, üks küsimus on ka tulnud, ja see küsimus on tulnud ikkagi selle Exceli tabeli kohta, et mitmest kohast just Kadri ja Marika poolt käis läbi see, et justkui selline hea viis seda analüüsi teha, et palun kommenteeri siis seda Exceli tabelit ka. Ja, et see, mis slaididel tutvustus oli 4 erinevat võimalust, kus te praegu juhendi leiate kahelt Tervise Arengu Instituudi veebilehelt ja siis liikumisõpetuse veebilehelt ja liikuma kutsuva kooli lehelt, et seal on tõesti praegu üleval kujundatud versioon sellest juhendmaterjalist. Piloteerivatele lasteaedadele sai saadetud ka Wordi versioon, kus on välja võetud siis kõik need kaunid pildid ja jäetud sisuliselt alles ainult see juhend ja need valdkondi tutvustavad lõigud pluss siis töövahend. Ja praegu võin öelda, et näiteks Pärnu lasteaed Mai hindas kõigepealt selle Wordi versiooniga ja siis, kui tegid ka kokkuvõtte selle baasilt ja siis nad said ka selle Exceli versiooni ja võtsid seal asjad kokku. Tõepoolest, et see kiirendab oluliselt hindamistulemuste kokkuvõtmist lausa 3 korda ja kõik see, mis teiega välja tõite, et graafiliselt on võimalik näha, et millised valdkonnad värvib see süsteem seal Excelis ära punaseks, kollaseks või roheliseks, on kohe näha, et mis on need tugevamad valdkonnad, mis on natukene nõrgemad valdkonnad. Samuti on seal siis võimalus väga hästi Excelis kirjutada kõrval neid kommentaare ja põhimõtteliselt, kui valdkonna juures on välja toodud arenguvajadused, siis see süsteem toob alla juurde ka need kohe automaatselt arenguvajadused ja võtab ka see 6 valdkonda kokku. Ja Tallinna Meelespea lasteaed hindas praegu Wordina, Exceliga nad Excelit ei kasutanud ja Kadri ja Marika, teie hindasite siis praegu Exceliga. Küsimus on selles, et Wordi versiooni me saame kenasti kohe panna ka meie veebilehtedele ja seda saab kohe ka kasutama hakata. Aga Excel oli meil praegu mõeldud piloteerivatele lasteaedadele, nii et me tegime igale lasteaedale oma lingi ja oma Exceli. Nii et selle Exceli versiooniga me peame nüüd edasi töötama ja mõtlema, kuidas me siis sellega edasi läheme, aga igal juhul me loodame, et me saame selle arendada selliseks, et seda saavad kõik kenasti tulevikus kasutada. Lihtsalt sellega läheb natukene aega. Ja aitäh, aga just Marika ja Kadri poolt on see ääretult oluline tagasiside, et teie, kui te olete nüüd seda hindamisvahendit piloteerinud, et milline viis teile tundub just selline efektiivne ja sobilik ja et te saate enda jaoks sellise olulise tagasiside. Kui ma vaatan nüüd seda küsimuste lahtrit, siis tegelikult meil seal küsimusi praegu tulnud ei ole ja kui ma vaatan seda kellaaega, siis meil on nüüd veebivungi ametlik aeg täis. Et minu poolt suur tänu kõigepealt ka enda kolleegidele, kes tegelikult just selle kooli eneseanalüüsi vahendiga on väga palju pingutanud ja tööd teinud, et ta saaks selliseks, et see kõigepealt koolidel oleks abiks. Ja nüüd Lianale selle koostöö eest, et meil on ka
liikumise hindamisvahend lasteaedadele ja suur-suur tänu kõikidele lasteaedadele, kes on seda juba piloteerinud ja kes täna on siia kuulama tulnud, et mul on väga hea meel, et see liikumise teema on selline, mis teid tõesti puudutab ja te näete, et see on vajalik just sellist teadlikku tähelepanu sellise liikumise toetamisele seal lasteaias kogu päeva jooksul panna. Ja suur tänu Kadri ja Marika enda kogemust jagamast. Et aitäh veel kord ja ilusat liikuvat päeva! Ja üks küsimus on siit veel tulnud salvestusega seoses, kas seda võib meeskonnale tutvustamiseks kasutada ja kui me oleme selle üles pannud, meie poolt ei ole selles mõttes mingeid piiranguid.